Kas sa oled kuulnud Pakistani rollist? Väga hea, me armastame Pakistani. Kuule, mis toimub, mees? Ma ei tea, vaatame. Läbi. Diplomaatia. Koostöö kaudu, et muuta Lähis-Ida. Lõpuks on see juhtunud. Ameerika Ühendriigid ja Iraan alustasid just praegu oma esimesi otsekõnelusi Šveitsis. USA asepresident J.D. Vance ja Donald Trumpi erisaadikud Steven Witkoff ja Jared Kushner kohtusid esimest korda oma Iraani kolleegidega Šveitsi suusakuurordis Bürgerstockis, et pidada esimene läbirääkimiste voor sõja lõpetamise lepingule. J.D. Vance mitte ainult ei kinnitanud kõiki varem välja öeldud Donald Trumpi tingimusi, vaid teatas ka, et USA on valmis fundamentaalselt muutma suhteid Teheraniga ja saama peaaegu parimateks sõpradeks selles piirkonnas. Tänase arutelu põhiteema on relvarahu tugevdamine Liibanonis ja võimalik, et ka Iraani tuumaprogramm. Kuid Teheran on juba andnud mõista, et kõigepealt arutame relvarahu Liibanonis, sanktsioonide tühistamist, Iraani varade külmutamise lõpetamist ja alles siis võib-olla kõike muud, aga kindlasti mitte praegu. Kuid Liibanonis jätkab Iisrael rünnakute vahetamist Hezbollahiga, hoolimata uuendatud vaherahust. Ja Hormuzi väin on taas iiranlaste poolt suletud, kuigi USA sõjaväelased kinnitavad, et liikumine sellel olulisel veeteel jätkub, hoolimata Iraani kõigist avaldustest väina sulgemise kohta. Aga J.D. Vance ütles täna kohtumisel iraanlastega ootamatult, et nad jätkavad tööd väina avamise nimel. Üldiselt, kas see on suletud või avatud, saame selles saates selgust. Ja siin on teil esimene siseteave. Iisrael ja Liibanon jäeti igasugustest läbirääkimistest kõrvale, kuigi otsustatakse ka nende saatus. Aga Iisraeli kaitseminister on juba teatanud, et Iisrael ei vii oma vägesid Liibanonist välja, hoolimata kõigist Trumpi tehingutest Iraaniga. Ja nüüd ähvardab Trump taas Iraani rünnakutega. Miks? Sellest räägime samuti selles saates. Niisiis, pühapäeval 21. juunil kohtusid USA asepresident koos Witkoffi ja Kushneriga esimest korda iraanlastega Bürgenstockis Šveitsis, kus toimub sõja lõpetamise kokkuleppe esimene läbirääkimiste voor. Asi on selles, et see on esimene kohtumine terve rea kohtumiste seeriast, mis kestavad vähemalt 60 päeva, kuni pooled allkirjastavad uue tuumaleppe Iraani tuumaprogrammi piiramiseks. Üldiselt on see justkui pikaajaline perspektiiv ja juba esimestest minutitest alates sai täna selgeks, et need saavad olema väga keerulised läbirääkimised. Juba pressikonverentsi alguses, enne kohtumise enda algust, andis J.D. Vance mõista, et suhted Iisraeliga on praegu tõesti keerulised. Vance keeldus vastamast küsimusele, millise sõnumi ta sooviks edastada Iisraeli peaministrile Benjamin Netanyahule. On teada, et lõpuks jäeti Iisrael ja Liibanon läbirääkimistest kõrvale. Ja sisuliselt lahendatakse Liibanois konflikt Iisraeli ja Hezbollah vahel. Selles protsessis osalevad Katar, Pakistan ja Iraan, kuid ilma Iisraeli, Liibanoni või Hezbollah osaluseta. Tuletan meelde, et Iraan seadis Liibanoni üheks oma peamiseks prioriteediks läbirääkimistel USA-ga, nõudes sõjategevuse täielikku lõpetamist vastavalt varem allkirjastatud vastastikuse mõistmise memorandumi esimesele punktile. Kuid reedel, nagu te teate, puhkasid Iisraeli ja Hezbollah vahel taas lahingud ning siis Iraan lükkas oma osalemise läbirääkimistel edasi. Kohtumine pidi toimuma juba reedel. Seejärel teatasid USA, Iisraeli ja Hezbollah vahelisest relvarahust, kuid kui laupäeval puhkesid taas lahingud, teatas Iraan Hormuzi väina sulgemisest. Ja siin on väga oluline märkida, et Netanyahu püüdis igati eraldada sõjategevust Liibanonis USA ja Iraani vahelisest relvarahu kokkuleppest, kuid see ei õnnestunud. Lõpuks survestab Trump Iisraeli, et too viiks oma väed Liibanonist välja. Aga ärge tehke veel järeldusi, natuke hiljem selgitan miks. Kuigi just Hezbollah võitlejate rünnakute tõttu hukkus viimase 24 tunni jooksul 5 Iisraeli sõdurit. Vastuseks kinnitavad Liibanoni võimud, et alates lepingu allkirjastamisest mõni päev tagasi on Iisraeli rünnakute tagajärjel Liibanonis hukkunud 10 inimesi. Lõpuks plaanib Trump nädala lõpus kohtuda Iisraeli ja Liibanoni esindajatega. Ilmselt lihtsalt selleks, et anda neile edasi, milles nad iraanlastega kokku leppisid. Aga Trumpil võivad tekkida tõesti suured probleemid läbirääkimistel Iraaniga. Iisraeli kaitseminister Israel Katz ütles otse välja, et Iisrael ei kavatse oma vägesid Liibanoni turvatsoonist välja viia ning lisas, et Iisraeli sõdurite tegevusele Liibanonis ei ole mingeid piiranguid. Edasi tema tsitaat. Meie väed jäävad paigutatuks turvatsooni mööda kollast joont Liibanonis.
ja tegutsevad sealt terroristide ja terroristliku infrastruktuuri vastu. Eile välja kuulutatud relvarahu jätab Tsahali kõikidele opositsioonidele turvatsoonis, mis kaitseb asulaid Iisraeli põhjaosa. Ja just sellistes tingimustes algasid läbirääkimised USA ja Iraani vahel. Täna kohtusid J.J. Vance ja Valgemaja saadikud Steven Witkov ja Jared Kushner. Esmalt Pakistani peaministriga, seejärel Katari peaministriga. Ja Iraani ning Pakistani peamise kindraliga, kes on vahendaja USA ja Iraani läbirääkimistel. Sama mees, kes lendas Teherani ja kohtus isiklikult Islami revolutsiooni kaardiväe esindajatega. Varsti pärast seda pidas Iraani delegatsioon eesotsas parlamendi spiikri Mohammed Bagher Ghalibafi ja välisministri Abbas Araghchiga sarnase kohtumise vahendajatega Pakistanist ja Katarist. Ja alles pärast seda toimus 3-poolne kohtumine Katari osalusel. Ja just siin hakkasid ilmnema vastuolud. Nagu te teate, on Ameerika Ühendriigid juba teatanud, et Hormuzi väin on avatud hoolimata Iraani vastupidisest väitest. Ja nüüd, esinedes ajakirjanike ees Šveitsis, teatas J.J. Vance järsku järgmist. Tsiteerin. USA töötab praegu mitte ainult Hormuzi väina avamise või Iraani tuumaprogrammi peatamise nimel, vaid ka oma suhete muutmise nimel selle riigiga. Küsimus on selles, kas me suudame alustada kõike puhtalt lehelt, kas me suudame igaveseks muuta suhted Lähis-Idas või peame naasma vanade meetodite juurde, mis meile ei meeldi, kuid on kindlasti võimalikud. Ehk siis Vance rääkis alles eile, et Hormuzi väin on juba ammu avatud. Trump ütles, et see on olnud avatud juba mitu nädalat, lihtsalt me ei pannud seda tähele. Ja täna ütleb Vance, et nad töötavad selle nimel, et see avada. Hiljem lisas Vance avaliku sõnumi Donald Trumpilt, millest too edastas iraanlastena lootust tugevale sõprusele ja partnerlussuhetele nendega, keda seesama Trump veel 3 kuud tagasi nimetas terroristideks, Iraani režiimiks ja nii edasi ja nii edasi. Ja täna teatab J.J. Vance, tsiteerin, Iraani ja Ameerika juhtkond pole kunagi varem nii kõrgel tasemel kohtunud. President Trump palus meil alustada kõike puhtalt lehelt, et muuta meie suhted Iraani rahvaga ja ulatada neile abikäsi sõnumiga Iraani rahvale. Kui teie juhtkond on valmis loobuma piirkondliku ebastabiilsuse allika rollist, kui nad on valmis loobuma tuumarelvaalastest ambitsioonidest pikaajaliselt, siis on Ameerika Ühendriigid valmis meie suhteid selle riigiga põhjalikult muutma. See on kindlasti meie eesmärk. Viimaste tundide jooksul oleme juba saavutanud märkimisväärset edu ja ma ootan, et järgmiste tundide jooksul saavutame veelgi suuremat edu. Kokkuvõttes nimetas J.J. Vance kohtumist ajalooliseks, kuid suuri üksikasju ta veel ei avaldanud. Huvitav on see, et kui Vance koos pakistanlastega pressikonverentsi andis, viibis samal ajal saalis ka Iraani välisminister Abbas Araghchi. Kuid ta seisis kõrval ja ei teinud ajakirjanikele ühtegi avaldust. Hiljem sai sisevingi kaudu teada, et iraanlased lükkasid tagasi Ameerika Ühendriikide palve ühise fotosessiooni ja avaliku käepigistuse kohta läbirääkimiste ajal. See näitab, et Iraan ei ole veel eriti valmis leppimisele minema. Ja uute suhete loomine, millest räägib meile Donald Trump. Ja edasi toon teile veel ühe info. Ja mõelge nüüd kuulates seda infot, kes teie arvates praegu dikteerib nende läbirääkimiste tingimusi? Iraani esindaja Abbas Araghchi teatas juba enne kohtumist, et läbirääkimised keskenduvad relvarahu saavutamisele Liibanonis. Eranditele, mille Ameerika Ühendriigid lubasid Iraanile nafta müümiseks anda. Lihtsamalt öeldes sanktsioonide tühistamisele. Ja Iraani külmutatud varade küsimusele just see läbirääkimistel ka juhtus. Samal ajal teatasid USA esindajad, et nad sooviksid, et esimene läbirääkimiste voor lõppeks Iraani kutsega ÜRO ja IAEA inspektoritele külastada tema tuumarajatisi, mida USA ja Iisrael on pommitanud. Ja Rafael Grossi, see on IAEA direktor, saabus tema isegi kohale. Täna ka Šveitsi, kuid talle kutset ei esitatud, vähemalt seni. Aga mäng siin on tegelikult palju peenem. Ma ütlesin teile natuke varem, et ärge kiirustage järeldustega Iisraeli kohta. Nii et samal ajal, kui Šveitsis peeti läbirääkimisi, ähvardas USA president Donald Trump taas rünnata Iraani, kui Teheran ei ohja Hezbollahad, kes ründab Iisraeli. Järgneb Donaldi tsitaat. Edasi Trumpist, just sel hetkel, kui J.J. Vance kohtus iraanlastega.
Iraan peab viivitamatult peatama oma kõrgelt tasustatud käsilased Liibanonis, kes külvavad segadust. Kui nad seda ei tee, anname Iraanile uuesti väga tugeva löögi, nagu ka eelmisel nädalal, ainult veelgi tugevama. Nii et sõjaküsimus Liibanonis pole veel kindlasti lahendatud. Ja Trump avaldab alguses Netanyahule ettevaatlikult survet. Kui surve ei toimi, Iisrael ütleb otse välja. Keegi ei kavatse vägesid Liibanonist välja viia. Hakkab avaldama survet Iraanile, et võtke ometi oma Hezbollah lõpuks raudse haardega kontrolli alla, kui te tõesti tahate mingit kokkulepet sõlmida. Üldiselt, nagu me aru saame, seisab ees väga pikk läbirääkimiste tee. Osapooled on endale nende läbirääkimiste jaoks andnud 60 päeva. Ma arvan, et nad kasutavad need 60 päeva täielikult ära ja pikendavad veelgi läbirääkimiste aega. Siin panen punkti, sõbrad. Sõbrad, tahan teile rääkida sellest, et olen loonud teile kinnise kogukonna Betchi Insight, kus arutame koos teiega erinevaid teemasid. Seal ilmub see, mida siin YouTube'is ei avaldata. Seal vastan ma teie isiklikele küsimustele. Ja seal arutame näiteks, millise teema võiks võtta järgmise saate jaoks siin YouTube'is. Selle kogukonnaga saab liituda Patreoni platvormi kaudu. Link sellele on selle video kirjelduses. Seal on ka lingid ja andmed selle kohta, kuidas saab lihtsalt ühekordselt toetada selle YouTube'i kanali tööd. Olen tänulik igasuguse toetuse eest. Tellige kanal, pange like ja vajutage kellukesele. Üldiselt te teate, mida teha. Sellega on kõik. Hoolitsege enda eest. Kõigile head aega.